nii nagu usk ilma tegudeta on surnud, nõnda on tõhutu see, kui me kuulame ainult Jumala sõna ja üldse praktikasse ei pane seda. Et meil on vaja siis panna seda kõike praktikasse iga päev, siis kui need olukorrad tulevad, seda Jumala sõna, mis me kuuleme. Et hea on kuulata siin, lihtne on kuulata siin, aga siis, kui päriselt olukorrad tulevad, et siis on see hetk, kus on siis näha, kas see sõna on juurdunud või see ei ole meisse juurdunud ja mis me selle sõnaga peale hakkame. Ja meil on vaja saada tugevaks seespidise inimese poolest. Et meie elud on siis pildid justkui, pildid millestki ehk meie mõtteelust. Et see näitab, et mis meie, kuidas me elude peale vaatame, siis me näeme, mis meie peas toimub, kuidas meie mõtted kulgevad, vaadates oma elu. Ja kui mingisugune valdkond vajab parandamist või muutmist või täiustamist, siis see algab alati mõttetasandilt, ehk me hakkame seda parandama mõtteelus esmalt. Jeesus võttis enese peale meie haigused ja meie patu kandis ristipuu peal, samamoodi võttis ta ja kandis nii-öelda sellise piinatud või rusutud mõistuse ja meele. Et see on meie omaks juba tehtud, see mõistlik meel. Ja meil peaks olema selline ootus alati tegelikult, kui me Jumala sõna kuuleme, et me kuulame seda usus nii, et see, mida ma kuulen, et see võiks hakata toimetama, kui mul on mingisugune sümptom minu kehas, et see annab vastuse minu kehasse. Või see paneb liikuma minu elus need asjad, mis peavad liikuma hakkama. Ehk ma kuulen Jumala sõna alati ootusega, et Jumala sõna hakkab tööle ja toimima mu elus. 2. Timoteus 1.7 ütleb meile, et Jumal on meile andnud juba mõistliku meele. Ja ta on andnud meile ka väe ja armastuse vaimu. See tähendab, et ei ole see, ta tulevikus annab meile seda, vaid ta on juba andnud. Aga mõistlikul meelel peab olema mõttetasandil kindel dieet. Ehk siis me ei saa võtta vastu muremõtteid, paanikamõtteid, hirmumõtteid, kahtluse mõtteid ja jõuda välja toidetud mõistliku meele juurde. Et mõistliku meele dieediks või selleks toiduks on Jumala sõna ja ainult Jumala sõna. Et see on see toit, mida mõistlik meel vajab. Ja kurat tuleb pakkuma nii-öelda rämpstoitu, mis mõnikord võib olla ahvatlev. Maskeeritud, et näed, see sobib küll süüa, aga see ei kõlba tegelikult kuhugi. Ja kõik, mis on mõistliku meele vastu, kõik, mis on Jumala sõna vastu, see tuleb ära heita, minema visata. Seda ei tohi vastu võtta, isegi kui see on nii ahvatlevas pakendis. See ei tohi seda vastu võtta. Jumala sõna on toit mitte ainult meie vaimu jaoks. Meie vaim vajab Jumala sõna toitu, aga mitte ainult. Ta on ka meie hinge jaoks. Ka hing vajab Jumala sõna. Sest mäletate, hing peaks olema kooskõlas vaimuga. Eks see selle usuga, mis meil südames on meie vaimu sees. Laiendatud tõlge ütleb veel, lisab sellele 2. Timoteuse 1.7 selle, et mõistlik meel on rahulik, lisaks tasakaalus, ennast kontrolliv ja distsiplineeritud. Ehk see on see, mida mõistlik meel toodab. Ta toodab rahu, enesekontrolli, tasakaalustatust, distsiplineeritust. Aga see on ka see, kuidas ta toimib, mille pealt ta toimib. Me püsime selles olekus või selles mõistlikus meeles, kui me toitume Jumala sõnast. See on see toit, mis hoiab meie meele ennast kontrollivana või distsiplineerituna ja tasakaalus.
mõistlik meel võtab vastu ja võtab omaks Jumala mõtted ja seab meid Jumala tasemele. Sest 2. Korintuse 10.5 ütleb, et, see on King James tõlge, me lükkame maha kõik kujutlused ja kõik kõrged asjad, mis ülendavad end Jumala tundmise vastu ning võtame vangi iga mõtte, et see kuuletuks Kristusele. Me viskame maha, lükkame ümber või lükkame maha, see tähendab, et me lükkame selle mõtte eemale endast agressiivsel moel. See tähendab seda, et vale mõte tuleb, mis läheb Jumala sõna vastu, siis me ei hakka seda hellitama, me ei hakka teda kaisutama, me ei võta teda mugavalt voodis kaisu, et hea soe tal oleks, vaid me oleme julmad, me lükkame agressiivselt selle mõtte välja. Niimoodi, et enam tagasi tulla ei saaks. Sest iga mõte tuleb võtta Kristuse sõnakuulelikkuse alla. Iga mõte, mis ei ole kooskõlas mõistliku meelega, mis ei ole kooskõlas Jumala sõnaga. Me ei saa lasta mõtetel niisama ringi joosta, nii nagu nad tahavad. Sest kui me seda teeme, siis nad hävitavad me elu ja nad võivad tekitada kaose. Mitte ainult elus või mitte ainult, et mul on mõistuses kaos, vaid kaos ka usus, selles, mis on mu südames. Ja seda võib vaadata niimoodi, et kui me oleme võtnud vastu mingi mõtte, vale mõtte või et on meil peas ringi käinud, siis me ei hakka seda nii-öelda neid mõtteid ükshaaval välja noppima. See on hea võrdpilt on Jumala sõnast kui veest. Ehk kui ma mõtleksin seda ühte mõtet, seda vale mõtet ja keerutaksin oma peas ringi, see tähendaks seda, et see mõte hakkab võimust võtma ja ta hakkab paljunema mu peas. Aga ma olen juba varem siin ka öelnud, et valet mõtet ei saa ära mõelda oma peast. Sa ei saa ära mõelda, vaid sa vastad millega? Jumala sõnaga vastad alati. Ja see on see, kuidas Jumala sõna on kui vesi. Kui me hakkame seda enda sisse panema, me keskendume Jumala sõnale ja me paneme seda enda sisse, siis see hakkab välja uhtuma seda vale mõtet. Ja see tähendab ka seda, et kui ma hakkan Jumala sõna enda sisse kallama, siis minu fookus muutub valelt mõttelt, fookus muutub vajaduselt ära. Ta peaks minema Jumala sõna peale. Ma ei keskendu enam sellele, mida ma endast välja tahan saada. Mure, hirm, kahtlus, andestamatus. Mis iganes minu sees on, ma ei keskendu sellele, mida ma välja tahan saada, vaid ma keskendun Jumala sõnale, mida ma enda sisse hakkan panema. Mu fookus peab olema ka paigas seejuures. Sest see, millel on tähelepanu, see hakkab elus liigutama, see hakkab toimima, see hakkab tööd tegema. Ma ei taha, et vale asi minu elus paljuneks, ma ei taha, et kahtlus minu elus paljuneks või mure minu elus paljuneks. Või mingisugused kurjad mõtted kellegi vastu, ma ei taha, et need paljuneksid, ma ei nopi neid ükshaaval, vaid ma hakkan Jumala sõna enda sisse panema. Et see peseks välja selle minu seest. Samuti on ka see, et me ise kontrollime seda, kui palju me Jumala sõna enda sisse paneme. Me võime seda tilgutada niimoodi, võtamegi 5 minutit või 10 minutit või paneme natukene haaval. Samas me võime täiesti võtta vooliku ja täis survega lasta seda Jumala sõna endasse, lugeda tunde. Me võime lugeda päevi. Keskenduda sellele, mida Jumal tahab meie sees teha oma sõna läbi. Ja lasta tal teha see. Ja kus on me tähelepanu? Samamoodi, kui on vale mõte, aga teised asjad on, kui meil on tegu mingisuguse halva harjumusega
või sõltuvusega, et kas ma tahan seda enda elust välja saada, kas mu fookus on seal või on mu fookus hoopis sellel, et ma panen Jumala sõna enda sisse. Ma fokuseerin õigele asjale, Jumala sõnale fokuseerin. Ja üks oluline mõte on see, et kui me toitume Jumala sõnast, siis üks asi, mida tegema ei peaks, on see, et ei tohiks keskenduda nii-öelda oma vajadusele sel ajal, kui ma loen Jumala sõna, sest siis on mu mõtted läbi imbunud sellest, mida ma vajan. Ja Jumala sõna ei saa teha minu sees seda tööd, ta ei saa minule ligi sel viisil, nagu ta peaks saama. Sest ma olen keskendunud millelegi muule, mu fookus on millelgi muul. Meel, meie hing on värav vaimu. See ongi see asi, kui mul on fookus minu hinges, minu meeles, minu mõtetes on kuskil mujal, siis Jumala sõna ei pääse minu vaimu. Ma peaks alati, kui ma kuulan Jumala sõna, kui ma loen Jumala sõna, ma peaks tegema kindlaks selle enda puhul, et tõesti Jumala sõna minu vaimuga jõuab ja saab teha seal seda tööd, milleks ta on ette nähtud. Ma tahan tuua ühe näite, ma ei lasku detailidesse, aga see on ühest naisest. Ma isegi nimesid ei nimeta, ma võtan niisuguse hästi üldise. Lugu oli lihtsalt üks naine, kes töötas meditsiinivaldkonnas. Tal oli meditsiiniharidus. Elu seal oli pingeline. Ja siis kokkuvõtvalt ta hakkas nii-öelda ennast turgutama või siis ennast ravima. Teades ilmselt siis, milliseid aineid ta peab sisse võtma, et ärkvel püsida ja olla töövormis ja krapsakas ja energiline, sest unetund oli vähe. Ja siis üheks aineks, mida ta tarvitas, oli morfiin. Ja ma nüüd mõtlen, kas see oli siis, kuhu ta välja jõudis, vist oli annus 50 korda suurem, kui oleks tapnud ühe täismehe ära. Ta jõudis väga suurte annusteni välja, aga tema mõte oli selles, et ma hakkan seda tarvitama, aga ma ei jää sõltuvusse, ma kontrollin seda. See oli see tema mõte ja ühel hetkel ta adus, et ma ei kontrolli enam, ma olen täielik sõltlane. Tal tekkisid hallutsinatsioonid, ta meel oli täiesti haige, rõhutud, rusutud. Meditsiinilises mõttes talle ei antud lootust enam. Sest oli inimvare järgi jäänud. Aga ma ei tea, kas ta oli varasemalt ilmselt olnud kristlane, aga ma sain sellest jutust aru nii, et ta tuli tagasi osadusse Jumalaga sel ajal, kui ta oli sõltuvuses ja väga rusutud meelega. Mida ta tegema hakkas? Kõige selle juures, selles olukorras, kus ta oli, kujutate ette, kui te jätate ära mingisuguse nii suure annuse endal, mis see aju tegema hakkab. Milline rõhumine see on. Füüsiliselt sa oled sõltuvuses, sul on hallutsinatsioonid olnud, aga ta hakkas lugema evangeeliume ehk tervenduslugusid. Ja ta hakkas keskenduma päevi. Ma arvan, et see oli nädalaid. See, kus ta lihtsalt luges tundide kaupa evangeeliume. Niimoodi, et ta keskendus Jumala sõnale täiel määral. Ta keskendus tervenduslugudele, kuidas Jeesus tervendas haigeid ja vabastas neid. Ja tõenäoliselt see eeldas enesekontrolli, et ma ei keskendu oma vajadusele, et ma ei loe niimoodi Jumala sõna, et mul on vajadused kogu aeg kuklas, mis on minu vajadus, vaid ta unustas need ära. Ta luges Jumala sõna ja ühel hetkel ta ütles, et ma olen vaba ja ma isegi ei tea, millal ma vabaks sain, sest kogu tema fookus oli Jumala sõnal. Ja see tegi tööd tema südames, tema vaimus, sest Jumala sõna võidmisel või Jumala sõnal on võidmine vabastada iketest. Kui me kallame Jumala sõna enda sisse,
siis me saame vabaks. See toob vabaduse meile. Jumala sõna toob vabaduse, sest me ei peaks keskenduma oma sümptomitele või olukordadele või oma muredele või probleemidele, mis me elus on, mitte fokuseerima sellele, et ma selle pean endast välja saama, vaid ma peaksin pöörama tähelepanu Jumala sõnale, kui ma toitun sellest, sellel ajal. Fokuseerima sellele. Just, me võtame ära mõtted sümptomitelt, me võtame ära oma mõtted olukordadelt, peaksime ära võtma oma mõtted tunnetelt ja keskenduma sellele, mida Jumal ütleb oma sõnas ja Jumala sõnale keskenduda. Sest kui su tähelepanu on kogu aeg sellel, mis sind vangistuses hoiab, siis see hoiabki sind vangistuses. Kui sa pöörad tähelepanu sellele, mis sind vabaks teeb, ehk Jumala sõnale, siis see teeb sind vabaks, sest sellel on vägi meid vabaks teha ja võidmine meid vabaks teha. See, millel on su tähelepanu, sellest sa hoiad kinni. Kui me hoiame kinni andestamatusest või kui meie tähelepanu on sellel, me mõtleme sellele, siis me hoiame seda enda elus kinni. On see murega, on see hirmuga, on see depressiooniga, mis iganes asja, kui me fookus on sellel, kui me tähelepanu on sellel, siis me hoiame seda enda elus kogu aeg kohal. Kui me fookus on Jumala sõnal, siis me laseme sellel tööd teha enda sees ja purustada need ikked, millest meil on vaja lahti saada. Ja siis see teebki seda tööd. Aga mõnikord on raskus selles, et me ei tunne ära, mis on õige mõte ja mis on vale mõte. Me ei tunne ära, mis on ärevuse, hirmu mõte ja mis on mure mõte, sest nad on maskeerunud. Mõnikord me võime öelda, et ma lihtsalt mõtlen selle teema peale. Ma lihtsalt kaalun ühest küljest ja teisest küljest, tundumata ära, et see on mure mõte tegelikult. Või koguni ärevuse mõte, hirmu mõte. Ja siis me võtame vastu selle vale mõtte. Ja ta hakkab meid eemale viima rahust, tasakaalust. Sest kui me laseme endale pähe need hirmumõtted, kahtluse mõtted või andestamatuse mõtted või need mõtted, et mul on kellegi vastu midagi, ma mõtlen halbu mõtted kellegi suhtes. Siis kui ma olen lasknud kuradi endale pähe niimoodi need mõtted, siis see meel, mis ma tagasi saan ühel hetkel, ei ole enam tasakaalus. Seetõttu on oluline teha vahet, mis on õige ja mis on vale mõte. Mida rohkem me sõnas viibime ja Jumala sõna uurime, seda enam me oskame valedest mõtetest loobuda. Ja tegelikult ka, see on praegult on võib-olla kerge kuulata, kui ei ole ise selles olukorras olnud, et sul on vale või õige mõte ja sa mõtledki, et sa võtad vastu, arvates, et see on õige mõte. Tegelikult ei ole. Et elu toob praktika ja siis on hea meeles hoida seda, mida kuulnud oled ja panna tõesti praktikasse. Aga Rooma 12.2, tahan selle siit lahti võtta, Rooma 12.2. Ütleb seda, et ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite midagi, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. Ehk kui me toitume Jumala sõnas, siis me toitume tema tahtest. Kui me uuendame oma meeli, siis me oskame eristada, mis on Jumala tahe ja mis ei ole Jumala tahe. Ja kui me ei uuenda oma meeli, siis me ei pruugi teadagi, mis on tegelikult Jumala spetsiifiline tahtmine ja plaan meie elude jaoks. Kui keegi on Jumala tahtest väljas, siis ei ole see mitte kuradi süü, vaid uuendamata meelte teema. Aga õige mõtlemine on see,
kui me võtame Jumala sõna vastu ja me liigume justkui sügavamale Jumala plaani tundmisesse, Jumala tahte tundmisesse, tema tahtes me liigume sügavamale siis. Mida rohkem me omandame teadmisi tema sõna kohta, mida rohkem me uuendame oma meeli, seda täpsemalt me teame tema tahet ja plaani ka oma elu jaoks ja saame seda järgida. Aga valemõtlemine, vastupidi, teeb meid vastuvõtlikuks lahkumisele Jumala tahtest ja tema plaanist. 2. Peetruse 1.2 ütleb, armu ja rahu rohkenegu teile Jumala ja meie Issanda Jeesuse tundmise kaudu. Rahu kasvab, rahu on üks vaimu viljadest, aga kuidas arm ja rahu rohkenevad või paljunevad? Ta ütleb siin Jumala tundmise kaudu, kuidas me saame Jumalat tunda järjest enam ja enam. Tema sõna kaudu. See on eeskätt tema sõna kaudu. Jälle me näeme, kui oluline on aega veeta Jumala sõnas, osaduses temaga. Sest tema tundmise kaudu rohkeneb meil tema arm ja rahu. Et mida rohkem me rahu soovime enda ellu, seda rohkem me veedame aega Jumala sõnas, seda rohkem me uuendame enda meeli. Ja rahu kasvab. Üks oluline mõte, mis võib olla, on siin juures, on see, mis võib pähe tulla meile, on see, et meie isiklik palveaeg ja see, kui me Jumala sõna õpime, siis sellega me ei teeni Jumalat midagi välja. Et tean, et on endal ka kunagi siuke mõte läbi käinud, et näed, ma olen tund aega sõnas veetnud, et justkui nagu ma teeniksin plusspunkte. Me ei teeni mingeid plusspunkte, Jumal on juba andnud meile kõik õnnistused, me ei teeni mitte midagi välja, aga me omandame teadmisi, mis meile kuulub, mida rohkem me palves ja sõnas oleme, seda rohkem me teame, mis juba meile kuulub, kes me oleme Kristuses ja seda paremini me oskame seda vastu võtta ja seda paremini me oskame kaitsta seda, mis meile kuulub. Nii et see ei ole välja teenimiseks, see isiklik palveaeg ja osaduse aeg, et ma nüüd saan rohkem armu või et ma saan nüüd rohkem tervist, sest ma kogun plusspunkte, et see on selleks. Tervis on nagunii kuulub meile, jõukus kuulub nagunii meile, kõik need õnnistused kuuluvad nagunii meile. Aga kas me oskame vastu võtta neid, see on teine asi. Kas meie meeled on uuendatud ja kooskõlla viidud Jumala sõnaga, see on teine asi. Ja see on see, mida me selle palve ja isikliku õppimise ajaga teeme. Omandame teadmisi. Ja mida rohkem me teadmisi omandame, seda rohkem me kinni haarame nendest õnnistustest. Ja lõpuks on niimoodi, et meil on teadmine, et ma ei pea vabaks saama, ma olen vaba. Ma ei pea terveks saama kunagi, ma olen terve. Või ühel heal päeval ma saan jõukaks. Ei, sul tuleb siis ilmutus, sa oled juba praegu jõukas Kristuses. Amen. Miks teeb kurat meie mõistusest lahingu välja? Sest ta tahab ära varastada kõike seda, mis meile kuulub. Õnnistused, mõistlik meel, ta tahab kõike seda ära võtta. Kui me mõtleme õigesti, siis on uks kuradile kinni pandud ja ta ei saa meile sundida neid valesid mõtteid pähe. Ja me hoiame selle ukse kinni, mõeldes kooskõlas Jumala sõnaga. Seega me peame jälgima, mida me enda meeltesse laseme. Sest see hakkab mõjutama seda, mis on meie südames. Ja see, mis meie meelte kaudu ja mõtete kaudu meisse tuleb, see hakkab mõjutama, mis meie südames on. Usk. See on üks asi, mida kurat tahab. Usku kätte saada. Et just nimelt need ühendus meie ja Jumala vahel saaks katkestatud. Et me jääksime ilma nendest õnnistustest, mõistlikust meelest. Kuradil endal ei ole mõistlikku meelt. Ta ei taha, et meil seda oleks. Ta ei taha, et meil midagi oleks, mis temal ei ole.
või siis teine asi, miks me peame kaitsma neid õnnistusi, sest need on nii väärtuslikud. Need on väärt varastamist. Kas ei ole mitte? Jumala õnnistused, sellepärast ta tahabki kätte saada ja meil on vaja õppida kaitsma neid, muuhulgas mõistlikku meelt. Ja mõistlik meel on siis see, mis võtab need Jumala mõtted ja kaitseb usku. Ja ta nõustub usuga, mis on meie südames. Aga uuendamata meel on see, mis siis oponeerib selle usu vastu, mis on meie südames. Ta ei nõustu, ta ei tee koostööd. See ongi see üks oluline asi, miks, et ka meie usk töötaks. Tegelikult on ka see oluline, et meie usk töötaks üleüldse. Üks asi on vaja meeli uuendada. Nii ma rääkisin, et on vaja mõtteelu valvata. Ka siis on vaja oma mõtteelu valvata. Kui tundub, et kurat tuleb kogu aeg tagasi, ta tuleb tagasi, ta teab seda põhimõtet, mis põhimõtet ta rakendab. Usu põhimõtet rakendab ainult negatiivses suunas. Ta teab, et usk tuleb kuuldust ja see on üks põhjus, miks ta tuleb tagasi kogu aeg. Ta võib tulla päeva jooksul mitu korda, ta võib tulla päevade lõikes mitu korda tagasi. Ta käib ümber meie nagu müürga ja lõvi otsides seda nõrka kohta. Me peame hoidma pidevalt ukse kinni. Isegi siis, kui ta tuleb korduvalt ja korduvalt ja korduvalt tagasi. Ta teab seda, et meil on tendents alla anda ja uskuma jääda seda, et kordus on tõsi. Kui ta korduvalt tuleb, ta teab seda, et meil on tendents jääda uskuma siis. Ja see on üks põhjus, miks ta tuleb korduvalt. Ja me peame kogu aeg talle Jumala sõnaga vastu seisma. Kogu aeg. Alla andmat, isegi kui ta 24 tunni jooksul korduvalt tuleb. Me ei saa uskuma jääda tema valet. See ei tee tõeseks tema valet, kui ta tuleb korduvalt. Jeesus on andnud meie mõistliku meele meile. Ja meie peame seda kaitsma. Ja me peaksime olema piisavalt huvitatud mõistlikust meelest, et meil oleks tasakaalustatud meel, et meil oleks rahulik meel, et meil oleks distsiplineeritud ja ennast kontrolliv meel. Meil peaks olema piisav huvi selle vastu. Me oleme innustunud sellest. Tegelikult, mida Jeesus meile on teinud. Ta võib küsida, miks mul ei ole siis tasakaalus meelt. Miks ta on vaevatud? Mõnikord võivad tekkida need küsimused, miks see nii on siis? Sest need asjad ei kuku niisama sülle, me peame tegema koostööd sellega. Me peame koostööd tegema Jumala sõnaga. Võtma tema sõna ja lähtuma sellest. Üks hea teine nagu metafoor võib-olla Jumala sõna kohta on kui umbrohtude välja noppimine. Et üks asi oli see, et kui me kallame endasse Jumala sõna vett, siis ta uhub välja meist need valed mõtted või hoiakud, isegi hoiakud, suhtumised. Samamoodi on see, et meis võivad olla et valed mõtted kui umbrohud, mis on juured alla saanud, on see kibestumine, pahandumine, solvumine, väärtusetus, mis iganes on see vale, süütunne. Siis kui me Jumala sõna endasse paneme, siis see on justkui see, et ta rohib välja meist need umbrohud, nii et nad enam ei saaks seda juurt sinna alla ajada. Üks asi, milleks meid ei ole kutsutud. Me oleme kutsutud Jumala tööd tegema, aga üks asi, milleks meid ei ole kutsutud, on kuidagi hakkama saamiseks. Et meil on väga võimsad õnnistused antud, rahu ja rõõm ja tervis ja jõukus ja nii edasi. Ja me ei peaks leppima sellega, kui meile tuleb vale mõte, mis meid rivist välja viib. Sest kõik, millega me lepime, mis meie jaoks okei on, mida me oma elus lubame olla, kui me ei astu vastu sellele, siis Jumal laseb ka sellel olla. Kõik, millega me oleme okei, kõik, mis on okei, ma ei astu vastu sellele, siis Jumal laseb ka sellel olla meie elus. Aga meid ei ole kutsutud selleks, et me kuidagi hakkama saaksime nende hirmu mõtetega või ma kohandun nüüd. Ei, see ei ole nii.
sest Jumala sõna mitte ei aita kohanduda meil hirmu või murega, vaid ta eemaldab need. Ta on selleks, et eemaldada kõik see rämps, kõik umbrohi, mida me oleme tahtlikult või kogemata enda ellu lubanud. Siis Jumala sõnal on see meelevald ja vägi eemaldada see umbrohi meie elust. Ja meie peame koostööd tegema selle Jumala sõnaga. Me peaksime olema väga tähelepanelikud, mida me lubame enda südamesse, mida me lubame enda meeltesse, oma mõtetesse, ehk mida me ka vaatame, mida me kuulame. Sest sellel, mille sa lubad enda meeltesse ja mõtetesse, on mõju sellele, mis on su südames. Piibel ütleb, hoia oma südant enam kui kõike muud. Järelikult see läbi, mida sa kuulad ja vaatad, mida sa oma meeltesse tegelikult lubad, mida sa oma mõttemaailma lubad. See on oluline, et kaitsta südant, kaitsta usku, mis on südames. Meil on vaja valvel olla selle koha pealt, mis toimub meie mõtteelus. Nagu me püüame kinni iga mõtte, mis tuleb, mis iga mõtte me võtame Kristuse sõnakuulelikkuse alla. Ja kõik, mis on vastuolus Jumala sõnaga, siis me peame selle heitma endast kaugele ja julmalt ära, mitte hellitama seda. Mõnikord kipume hellitama tõenäoliselt. No vähemalt mina olen küll seda teinud. Ja siis ühel hetkel tuleb, et oot. Ma ei peaks nii käituma. Ma peaksin selle ära heitma ja oleks pidanud juba ammu ära heitma. Me tahame lõikust saada, meid on kutsutud vilja kandma. Meie sees on vaimuvili, aga meele jaoks, mis on see vili? On rõõmuvili, rahuvili, et me meel võiks ka olla täis rõõmu ja rahu, kõike seda, mis elu mõnusaks teeb. No kuidas saada vilja? Esmalt tuleb seeme istutada, Jumala seeme, Jumala sõna seeme, aga selle seemne eest tuleb ka hoolitseda. Me ei saa lasta kasvada seemnel nii, kuidas ta tahab, ilma kastmata või see, et ma lasen need umbrohtu minna. Ma pean ära korjama need umbrohud Jumala sõna abil. Ei saa lasta kahtlustega, hirmu ega andestamatust. Neid mõtteid ma ei saa võtta enda pähe, ma pean need ära ajama. Ma ei saa kogu aeg olla kinni, vaata, tema tegi seda. Just nimelt nagu enne välja toodi, mul on õigus nii mõelda, ei ole õigus mõelda. Need mõtted hävitavad. Teised inimesed tihti võtavad vastu kuradi mõtteid ja kannavad edasi. Kas ma võtan need vastu? Ma pean ka kuulama, mida teine inimene mulle räägib. Kas see külvab minusse kahtlust, muret? Kui see ei lähe kooskõla Jumala sõnaga, ma peaksin selle tagasi lükkama. Ei tohi seda vastu võtta. Ma pean kaitsma ennast, kaitsma oma vaimu ja hinge, oma mõtteid. Meil on vaja kindlaks teha selleks, et seda seemet hoida, kaitsta. Meil on vaja panna ühest küljest Jumala sõna enda sisse. Teisalt meil on vaja vaadata, et meie südames ei oleks andestamatuse umbrohtu, pahandumise umbrohtu, solvumise umbrohtu, vihastumise umbrohtu, mure või hirmu umbrohtu. Need lämmatavad seemne. Nüüd on vaja kaitsta oma südant. Et saada kätte täislõikus, sest see ei kuku sülle meile niisama. Täislõikus, rõõmulõikus, rahulõikus, see ei kuku niisama sülle. Nii nagu aiapidajatel, kui nad ei rohiks, rohi lämmatab ära selle seemne, mis nad on mulda pannud. Samamoodi on Jumala sõna seemnega, et kui me paneme selle, meil on vaja hoida oma südame pinnast. Meil on vaja hoolitseda selle sõna eest, mida me kuuleme. Ja oma südame eest on vaja hoolitseda Jumala sõnaga, kasta seda Jumala sõnaga, väetada seda. Vaadata, et ei ole seda umbrohu liblet, sest pisikese lible eemaldamine on palju lihtsam kui kõvasti juurdunud juure välja tõmbamine. Ja meil on vaja see
umbrohi niimoodi välja tõmmata ja visata, nii nagu 2. Korintuse 10.5 oli see, kus ta ütles, oli 10.5, eks ju. 10.5 ütles, et me heidame selle agressiivselt ära. Me heidame selle agressiivselt ära, nii et ta ei saaks juurduda enam. Igasugune kibedus, igasugune vimm, pahandumised. Need tuleb ära saada, need tuleb välja juurida. Igasugune hirmumõte, me heidame need valed mõtted endast eemale ja kaitseme seeläbi oma südant. Toidame seda Jumala sõnaga ja hoolitseme ja kastame enda südant Jumala sõnaga ja hoiame ennast Jumala lainel, oma fookuse hoiame, oma vajadusest me anname vajaduse Jumalale teada, aga me hoiame fookuse Jumala sõnal, ehk sellel, mis ma enda sisse panen, selle asemel, et fokuseerida sellele, mida ma pean endast välja laskma. Ehk Jumala sõnal on fookus ja tähelepanu, sest siis hakkab meie elus toimetama ja töötama. Amen.